Te kuulate Türi valla taskuhäälingut. Kena talvist hommikut teile, head vaatajad. Nagu ma eelmises videolõigus lubasin, et siis nädala pärast tuleb täpselt uus lõik. Mul on väga hea meel täna saates tervitada Rabin-Elisel Jäätmat. Tervist! Tere! Et jälle see hea võimalus, et me oleme saanud oma kaamera ja mikrofonidega ja koos Meelisega rännata siis järgmisesse kohta. Et kui me eelmine kord olime Väätsal ja üle-eelmine kord olime Türi Spordiklubide Liidu spordijoones, siis nüüd me oleme tulnud Vibukooli. Et tervitame teid siis omas kodus. Ja väga tore on omas kodus siin teha. On hea mugav tunne, et mul vajab natukene arjumist, aga ma usun, et saate lõpuks on see ka täiesti olemas. Aga tegelikult üks põhjus, miks me siia tulime, on selles, et teile on võetud üks selline tore eesmärk 2 aasta pärast kuhugi jõuda. Ja see eesmärk on üsna selline mõjus ja tugev, et isegi Türi vald on võtnud nõuks seda ja toetada nii, ma usun, et mõtteliselt kui ka rahaliselt juba vist 2 aastat alates eelmist aastast. Ja. Et räägime võib-olla alguses ennem, kui me lähme selle juurde, kust üldse kõik algus sai, et kuhu see suund on hetkel nagu siis võetud, et mille poole ja kuhu te tahaksite jõuda? No, meie kõige suurem soov ja suund on siis ikkagi Los Angelese olümpiamängudel, mis toimub 2028 suvel. Et sinna poole me pürgime ja loodame, et kõik läheb hästi, et eks see saab väga karm olema, aga me anname enda parima. Kas 28 aasta Los Angelese mängud on nüüd siis esimesed mängud, kus on teie ala nagu ka ametlikult kavas? Täpselt nii, et Blockvibu on esimest korda, mitte siis individuaalselt, vaid ainult segavõistkonnana, et 12 võistkonda saab peale, terve maailma peale ja eks siis nad testivad, et kuidas need vaatajate arvud ja kui populaarne see on, et mis siis Austraalias saab, et hetkel Austraalia lehe peal on kirjas, et siis on esindatud juba individuaalne ja isegi ka võistkonnad, aga eks seda näha olest, et see on suht kindel, et nad sportlaste arvu ei taha suurendada, et kuskilt peab see siis tulema, et kas kärbitakse sportvibu või jah, et seda me ei tea. Ühesõnaga igatahes 28. aastal Los Angeles jagatakse välja üks ainukene siis medalikomplekt, et segapaaridele. Ja. Et sinna poole te olete teel, et siiamaani kui vaadata eelnevaid võistlusi, et on vist kas maailma meistrivõistlused või mis on see nii-öelda kõige, mis on siiamaani olnud, kui olümpiamängudel pole saanud osaleda. Et millised on need, mida Blockvibul Euroopas on, ma tean, et on Euroopa meistrivõistlused, vähemalt sisemeistrivõistlused vist. No, meil on välisvõistlused on rohkem hinnas nagu Euroopa meistrivõistlused selles suhtes, et sees väga paljud ei käigi enam sisevõistlusel millegi pärast. Aga kõige kõvem nagu siiamaani on olnud maailma meistrivõistlused. Jah, seda ma just mõtlengi, et mis on nagu see tipp, et mis on olnud võimalik saavutada, et tegelikult kui me Conesco spordijoones olime, siis me vaatajatel ka näitasime ühte toredat sinu medalit hõbedast, maailmamängude medalit, et maailmamängud on ka veel, et ma ei tea, kuhu see asetub nii-öelda, kas ta võrdub enam-vähem selliste maailmameistrivõistlustega või oskad sa natukene täpsustada seda? No kui me võrdleme konkurentsi poolest, siis maailmameistrivõistlused üldse vibulaskmises on isegi olümpiamängudes kõige tugevama konkurentsiga, et sinna sul ei ole seda kvalifitseerumispunkti, et kõik riigid panevad maksimumsportlased välja ja sul ongi neid nii palju, konkurents on hästi tugev. Olümpiamängudel on ikka see, et mingid teatud riigid nõrgemad saavad sinna ka peale, et ja sinna mingi teatud kindel arv. Aga maailmamängudega seal on siis samamoodi, et pidi kvalifitseeruma.
et ta on niisuguse olümpia. eelvalik nii-öelda. Ja, et mina sain maailma rankingu alusel sinna. Aga kõik maailma tipud olid selles suhtes kohal, et see läkski maailma reitingu järgi. Igatahes väga põnev, et igasugustel muudel olümpialadel me kõik teame, et täna ju käivad taliolümpiamängud. On vaja näidata igasuguseid tulemusi juba ju eelnevalt, et täita mingisugused normatiivid, et üldse sinna oleks võimalik pääseda. Et see on selline suhteliselt keeruline süsteem, aga nagu ma ütlesin, et nüüd võiksime tegelikult tulla algusesse, et millal te üldse alustasite? Millal mäletad sa, Robi, millal sa esimese lasu tegid? No me mõlemad minu arust alustasime 6-aastaselt, lihtsalt mina alustasin siis hiljem, kuna mul Lisel on vanem. Et siis ikkagi selli puhul võib öelda, et põhimõtteliselt 20 aastat. Ja, et kevadel saab 20 aastat. Kevadel sa saad 20, et siis on juba 20 aastat lipu lastud. Täpselt nii. See on väga mõistlik. Et see on ikka parajalt pikk aeg, et ma mõtlen, et see ilmselt see esimese lasu tegemine ja sealt esimesest lasust jõudmine sinna maani, et see nii-öelda spordiala sulle meeldib, et sa tahad kuskil võistelda, et see võtab ka ju ometigi aega. Et see ei tule kohe, et ma nüüd lähen ja võistlen ja teen, et ikkagi võib-olla natukene sellest käidud teest, võib-olla algusest mõne sõna. Et kuidas on sul midagi toredat meenutada. Et tehniliste spordialadega ma usun, et on niimoodi, et kui ma ütlen, et see nõuab pidevat harjutamist, siis ma ei eksi. Ja, kogu aeg peab harjutama, et kohe, kui jääb juba nädal vahele, siis see annab väga, väga tugevalt tunda. Aga mina isiklikult ma ei mäleta esimest korda, kui ma lasin. Ma ei mäleta seda algust väga üldsest, et tegelikult mina alustasin sportvibuga. Ma natukene midagi mäletan. Ma isegi ei tea täpselt kaua ma sportvibu lasin. Aga minul see soov saada maailma parimaks või kuskil olümpiale jõuda, see tuli ikkagi suhteliselt varakult, sest et ma nägin, kuidas ema ja õde käisid võistlemas ja ma tahtsin ka reisida, ma tahtsin ka võistelda, aga ma väga vaatasin neile alt ülesse, et nad olid nagu suureks eeskujuks mulle. Kuidas täna on? Nemad vaatavad sinule alt ülesse? Või oled ikkagi nii, et sõbralikult ikkagi ühel pulgal, et üks pehe, et siis ei ole seda alt ülesse vaatamist. Aga Robin, kuidas sinul? Kuidas tuli kohe see tahtmine, et ma nüüd lähen ja võidan, et või öeldi, et ikka pead ja... Ja, oli. Ma olin ma arvan, et kohutav õpilane alguses selles suhtes, ega ma olen ainukene õpilane, ma arvan, Türi vibukooli ajalos, kes on trennist mitu korda välja visatud selles suhtes, et ma avaldasin oma arvamust vahepeal liiga palju ja mulle alguses mulle üldse ei meeldinud selles suhtes ikkagi, kui ma olin noorem, see oli ikka tahtsid, ma ei tea, jalgpalli mängida või kergejõustikus käia ja sa vaatasid, et see vibu lasmine on täiesti mõttetu spordiala. Eriti veel just nagu Eestis lastes ongi. Ja siis esimene võistlus, kuhu ma kaasa läksin, ma isegi võistelnud, see oli mingi Itaalia võistlus. Ja seal ma nägin nagu, milline päris võistlus välja näeb nii-öelda, siis mul kadus, siis ma leidsin ka nagu selle, et ma tahan nagu ka seal osaleda ja võita. Ja siis ma arvan, sellest hetkest ei olegi olnud seda, et tahaks nagu ära lõpetada, et see oligi see, et okei, ma tahan nüüd minna, siis ma tahan võita. Ja ma arvan, mul oli, ma arvan, mingi 6. klassis, kus ma mõtlesin, et okei, et see oleks väga lahe, kui ma saaksingi teha seda nagu tööna, et nagu ma pigem keskenduksin sügavalt sellesse vibusporti kui nagu õppimisse, sellest mul hinded nii halvad olidki koolis ja siis ma vaatasin kui ma koolis õppisin, siis mul oligi okei, mul on vaja inglise keelt, seda ma olen nõus õppima, ülejäänud asjad ma lohistasin nii läbi, kui võimalik oli. Et kui 3 kätte sai, siis minul oli hea meel. Ja ega kui aus olla, kui ma tagasi vaatan, ega ma ei muudaks mitte midagi selles suhtes.
Ja minu meelest ongi oluline see, et täna sa teed seda asja endiselt, vaatamata kõigele selle, et milline on see tee sinna olnud ja seda teed seda nagu hästi, et eks see ole, et kooli puhul ma kujutan ette, et 5.–6. klass, et mul üks 5. klass seal on, kellega me aeg-ajalt arutame, et milleks on vaja seda muusikat õppida, sest ma ei taha heliloojaks hakata. Ja siis selgitad, et need ju võiksid minna muusikakooli siis, kes tahavad muusikat õppida, et koolis ei pea seda, et mõned olulised asjad. Aga jah, muidugi nagu Robin ütles, et selline et muud alad, et kergejõustik, jalgpall, et ju põhimõtteliselt need on ka ju nii-öelda teistele ju visuaalselt nähtavad, et kui sa lased vibu, siis sa oledki, sa teed ju siin üldiselt siseruumides trenni, et meie kliimas ikka väga palju, ma ei tea, kui suur on teil see osakaal, et palju te nagu väljas saate harjutada? No välijooaeg üldiselt hakkab aprillis, et siis aprillist kuni, ma ei tea, septembri lõpuni me üldiselt oleme õues, et iga ilmaga lihtsalt tuleb varuda head riided. Ja meil ongi vahepeal meil on niisugune +2 kraadi, siis lähed lased seal 5 seiret, siis tuled soojendad näpud üles, sellepärast sa ei saa kinnastega lasta ja siis sa lased jälle 5 seiret. Umbes niimoodi käib meil see algus siin, et jah, meil on see talv kestab liiga kaua tegelikult Eestis, see on nagu ei tule abiks meile nii-öelda. No jah, aga siin tuleb abiks see, et saab kuskile minna harjutama soojale maale. Et see võimalus on ju alati olemas, muidugi see on seotud alati ka sellega, et siis peab olema omal ka suur rahakott või sponsorid, kes tegelikult seda võimaldavad, sest kõik on ju see ju puhas kulu. Ja. Sellest on nii-öelda harjutamise mõttes tulu, aga ikkagi on see puhas kulu, et siin ju käivad ujujad, käivad juba varakevadel kuskil Türgis laagrites ja suusatajad, need hullud lähevad üldse kuskile külma kliimasse harjutama, et kui meil on kehva talv, et nüüd üle pika aja tõesti on meil talve moodi talv. Aga see nii-öelda väljas harjutamine on ikkagi ka väga oluline, sest välisvõistlused on ikkagi ju see, et seal ju samamoodi kõik ju kliimaga mõjutab, et tuul ilmselt mõjutab seda noole kulgemist ja nii edasi, et ei saa öelda, et ma teen nüüd sees ja ongi nagu hästi ja tehtud. Et see on ikkagi väga oluline, et ka vahepeal välja saab. Ja, kindlasti, et sees isegi kui me spordijoones saame siin 50 meetrit lasta, siis see on nii palju kergem, et seda ei anna võrrelda sellega, kui sul on õues tuul ja mingid segavad faktorid. Et jah, et kui õues on 0 tuult ja väga hea ilm, siis sa saad võrrelda seda, aga seda juhtub väga harva. Kas on ka mingid sellised huvitavad kogemused, et kui te olete teinud väljast, et tulebki, ütleme, juhuslik möödakäija ja jääb vaatama, et mida nagu tehakse. Et kõrvalt vaadates on selle viibuspordiga, see tundub ju tegelikult imelihtne. Mis ta siis on? Et ma tahtsingi ennem öelda, et viibuspordi puhul ongi see, et kui sa ütled, et Robin või Lell, et te olete sihikindlad, siis see on tegelikult ju, sa sihidki ju iga päev tegelikult, et see peab nagu paika see sama ütlus, et see minu meelest hästi sobitub sinna. Et sa oled sihikindel ja eesmärgile keskendunud, ehk siis märk ja sihikindlus on nagu olulisem. Et kas on ka selliseid kogemusi olnud, et tulebki keegi ja vaatab, et ütleb, et see on mingi, see on ju imelihtne, et võtta see viibu ja lasta. Et kui me siin, kui kaamerast juhtub, et ikkagi natukene paistab seda Robinil selli vahel olevat viibu, siis minu jaoks on see küll natukene selline tulnukate kaadervärk, et me seda küll niimoodi ilma 3-päevase juhendamist ilmselt kätte julgeks võtta. Et tegelikult, kuidas see tundub, et see ikkagi pole nii lihtne, kui see võib paista. No jah, seal ongi, eks see on ka sellest tulnud, et enamus inimesed on ikkagi oma elu jooksul korra proovinud seda puidust vibu, nii-öelda see Robin Hoodi vibu ja seda on tõesti lihtne nagu igal ühel lasta selles suhtes, et okei, sa ei pruugi matile pihta saada, aga nagu lasu sooritust teha suudab igaüks põhimõtteliselt.
aga nüüd ongi see ja sealt eks see tuleb ka see, ma arvan, arvamus, et noh, eks ülejäänud vibud on täpselt samamoodi, aga tegelikult ei ole, sest noh, esiteks neil on plokkvibul on kõik oma tõmbepikkused ja värgid ja sa pead panema õigesti nööri endale näkku, et üldse läbi dioptri näha sihikut. Ja pluss siis see päästikut pead õigesti käes hoidma, sest kui sa valesti käes hoiad, siis see päästik võib poole tõmbe pealt lahti minna ja sa saad lihtsalt oma käega vastu nägu. Aga üldiselt jah, kui ma olen ikkagi lasknud proovida oma vibu teistel üles tõmmata, siis nad on väga üllatunud selles, et väga vähesed jõuavad üldse üles tõmmata, sest on ikkagi väga, väga raske, et see tahab ikkagi veits õppimist ennem, kui sa seda jõuad üles tõmmata. Ikkagi on vaja sellist lisaks osavusele ka jõudu. Ja et sul on väga spetsiifilised lihased, et isegi kui meil on käinud siin sõbrad proovimas inimesed, kes on aastaid jõusaalis käinud füüsiliselt hästi tugevad, siis isegi neil on raske seda üles tõmmata. Et sa lihtsalt sai kasuta selliseid lihaseid igapäevaselt ja see nõks on väga kuidagi teissugune, et sa ei ole seda harjunud tegema ja tõesti meil on maksimum tõmbetugevus 60 naela, mis on 25 või üle 25 kilo. Et seda tõmmata, et okei, jah, sa võib-olla jõuad seal 1-5 korda, no naised üldiselt ei jõua, et me räägime meestest. Et mehed võib-olla jõuavad paar korda üles tõmmata, aga meie teeme seda üle 100 korra iga päev. Et see ei ole kerge, pluss siis vibu enda kaal on ka siuke 4 kilo. Ma tahtsingi küsida seda just, et mitu lasku, ütleme, kui on selline tavaline keskmine treeningupäev, et mitu lasku päevas nii-öelda tuleb. Et sinu jutus ma saan aru, et kuskil 100 lasku või tuleb neid rohkem või vähem või kas see oleneb ka sellest, et mida treeningplaan ette näeb? Ja, et see oleneb, mida me täpselt laseme. Mina üldiselt lasen üle 100 noole, siuke isegi 150, väga üle 200 ma ei lähe, sest ma tunnen, et see hakkab mul liiga õlgadele. Aga jah, see on suhteliselt individuaalne. Ja mina lasen vähem kõvasti nooli kui Lisel, aga meil ongi see, et meie lasketehnikad on täiesti erinevad paljalt see, et kuna mina otsustan lasu ise, selles suhtes, et kui mina panen täpi keskel ja täpp on keskel, siis ma lihtsalt vajutan lahtida. Ehk siis see on teadlik laskmine, aga Lisel laseb niimoodi, et tal on tehnika, mida ta sooritab ja ta täpselt ei tea, mis hetkel lask lahti läheb. Ja see ongi see, et seal on sul lihasmälu palju rohkem vaja kui siis minu laskestiili suhtes. Ja seal ongi see, et ta peab rohkem nii-öelda trenni tegema, kus minul on see, et mina pean suutma hästi mentaalselt kohal kogu aeg olla, sest mina pean igat lasku mõtlema, et okei, nüüd. Ja see on, mis mina olen leidnud, nüüd on see, et nagu mida rohkem ma treenin, siis see ei tule isegi kasuks mulle. Et minul ongi treeningpäev on 60-90 olnud, mis ma olen leidnud, nagu, mis aitab mul sooritusel kaasa, sest varem ma lasin ka niimoodi, et mul oli päev oli 150-180 olnud ja nagu seda nii ma lasin paar aastat ja nagu esiteks mu tulemused ei tõusnud ja ma ütleks, et tulemused juba pigem läksid halvemaks. Ja praegu see aasta ma mõtlesin, et okei, ma lasen vähem ja ma ütlen, ma pole nii stabiilselt laskmist kunagi, nagu ma pole nii stabiilselt kunagi lasknud, nagu ma praegu hetkel lasen. Et mul on kõik kvalifikatsiooni tulemused on hästi kõrged ja samas ka nagu duelli tulemused on ka ikkagi kõrged. Selle nimi on vist kogemus, mis tegelikult aastatega tuleb. Ja. Et siin ongi see moment, et tuleb ka aru saada, et rohkem ei ole nagu alati see parim variant, vaid ongi pigem täpsemini. Aga võistlustel, kui ütleme selline tavaline võistluspäev, seal on need seeriad, duellid, palju seal nagu lastakse? Et mingisugune kogus, et oleks nagu selge, et palju nagu võistlustel tuleb? Kvalifikatsioon väljas on meil 72 noolt, pluss siis 3 prooviseeriat, see on siis 18.
kokku. Jah, 90 noolt siis põhimõtteliselt. Ikkagi üsna palju, ma ütleksin. Jah. Ja siis duellid on meil 15 noolt. Ja segatiimis on 12 vist. Jah, 12 noolt. Minu meelest vibulaskmise puhul või üldse selliste alade puhul, mis nõuavad üksjagu keskendumist, on hästi oluline see, et võib-olla selline ka vaimne keskendumine, et see pinge muutub ju mingil hetkel ennem, kui see nool võib-olla lendu läheb selliseks maksimaalseks, et kuidas te olete ainult nagu sellega hakkama saadma, kuidas te nagu tunnete, et suudate ennast nagu välja lülitada sellel nii-öelda võistlusmomendil või ikkagi tuleb ta ka sinna kaasa või see on sellised asjad, mis käivad ilmselt spordi tegemisega kaasas ja nad on nagu hästi olulised, et võib-olla natukene sellest, et te olete nagu ju pikalt teinud, et võib-olla kes nüüd soovib alustada või on just alustanud, et oleks ka mõni õpetusena võib-olla neile, aga kuidas te ise nagu selle pingega hakkama saate? Selles suhtes, et nagu see pinge ei kao mitte kuhugile ära, ma tean, et see on nagu hästi paljud küsivad, et kuidas sa suudad selle ilma pingeta lasta ja nagu tegelikult on see, et see pinge ei kao mitte kunagi kuskile ära, see lihtsalt sa nagu paljalt kogemuse peale õpid sellega nii-öelda toime tulema ja see ongi üks asi, nagu, mis ma ütleks, et on mis teeb vibulaskmise tõeliselt raskeks, ongi see, et sa pead suutma lasta ka siis, kui sa oled hästi närvis. Mis ongi see, mida enamus inimest tegelikult ei suuda teha. Sest kui sul on ikkagi kõrge pulss, siis põhimõtteliselt iga kord, kui su süda lööb, su sihik tegelikult liigub ja sina näed seda, nagu, kui sina sihid. Et ütleme, kui nagu kõrvalt inimesed ei näe, et sul värin sees oleks või midagi, siis sina näed iga südamelöök, see nagu täpp hüppab kuskile, liigub ja siis sa pead suutma seda ajastada ja nagu sa ei tohi minna ka pinge nii-öelda keha peab olema lõdva. Ja meil on ajaline piirang ka, et sul on 20 sekundit aega. Jah, et sa pead selle aja jooksul sooritama selle lasu, et sa ei ole nagu seda kuskile lükata seda, et ja vist vibulaskmises ei ole ka seda traditsiooni, et siin kunagi vanemad mehed, kes on teinud laskmist ahestanud, püstoli laskmist, just on ka mäletan mingit sellist juttu, et selline ennem laskva minekut, pits konjakit, me ei tohi sellist juttu küll rääkida, et see aitas nagu sihiku paika saada, et tegelikult ei ole ikkagi, jah, Rabini jutus ma saan aru, et see, et sa võtad selle vibu kätte ja oledki teises maailmas, et ikkagi ja ma kujutan ette ka seda pinget, eks ju, et sa oled ühe juba 10 lasnud, et nüüd ka järgmised tuleksid täpsed ja täpsed, see iga lask ju kordub see sama stsenaarium, et inimene ei ole õnneks või kahjuks masin, et kõik on nagu temas kinni, et kuidas ta sinna tavab, et Robin nagu rääkis, kuidas ta sellega hakkama saab, aga kuidas sul on? Selle pingega ongi, nagu Robin ütles, et sa ei kao kuskile, see ongi normaalne, sest et kui sul ei ole pinget, siis see on ka halb. Et teatud see adrenaliin paneb üldiselt paremini keskenduma ja sooritus on tihti peale ka parem, aga seal ongi vahe, et kui närvis sa oled. Et kui sa oled keskmiselt närvis, siis ta üldiselt parandab su sooritust, et sa keskendudki rohkem, aga kui sa lähed üle mingi piiri, siis on väga raske. Et täpselt ongi, et käsi ikka väriseb väga, aga kuidas mina ise sellega hakkama saan, ongi see, et esiteks mulle meeldib hästi, kui mul ongi treener selja taga ja ta hästi palju võib-olla räägib minuga, et nii-öelda nagu upitab sellist enesekindlust, sest et aju hakkab suhteliselt kiiresti su enda vastu tööle, sest ta tahab, see on nii-öelda nagu ahvi aju, et ta tahab ära põgeneda sellest olukorrast, mis on inimesele ebameeldiv, et see on kõigil inimestel ja see ongi normaalne, aga siis kuidas meile siis on õpetatud spordipsühholoog, et sa põhimõtteliselt sa ei anna sellele tundele jõudu juurde, vaid sa oled, et okei, ta on seal, aga ma ei lase ennast häirida, mina teen oma tööd, keskendudki siis tehnikale, et teeksid kõik õigesti
motiveeribki ennast võib-olla mingite sõnadega ja lihtsalt mõtlegi, et mida mulle meeldib endale öelda on see, et okei, et ma olen seda nii palju teinud, ma olen iga kord ellu jäänud, mitte miski ei muutu sellest, kas ma võidan või kaotan, et elu läheb ikkagi edasi, et ma üritan enda parima teha ja me näeme hiljem, mis sealt tuleb. Mulle ka meeldiks, et näiteks vibulaskmisel, et keegi minu eest selle ära teeks ja ma naudiks seda head tulemust, et noh, aga eks siin on ikkagi see, mis ma usun ka teie puhul jälle see kogemus, et noh, ikkagi see kunagine esimene võistlus või esimene tiitlivõistlus on ikkagi erinev selles, mis on nagu täna. Et selle kogemus ikkagi siin maksab, aga noh, jälle ajaga ju ka kogu see vastutus ju tõuseb, et kui sa oled juba saavutanud mingisugused tulemused, medalid olnud seal esikolmikus või esikümnes, et siis see lisab ju ka seda pinget tegelikult, et sinult ka oodatakse, et sa teed seda järgmine kord ja teed nagu veel paremini, et see on ju oma, et noh, see nii-öelda konkreetsele võistlusele keskendumine on üks asi, aga tegelikult ka see, et nagu ootused ja lootused, et meil on tavaliselt see, et me ju siin enne mingisugused olümpiaid, kui sa vaatadki seda talvealasid, et me kipume juba need medalid kaela riputama meedias inimestele, kuigi nad ei ole veel võistlustulle nagu pääsenud. Et see on ka ilmselt omaette teema, kuidas sellega hakkama saada. See on päris raske ja ma ise, kui ma tunnengi, et mul on rohkem pinget, siis ma lihtsalt ütlen enda lähedastele inimestele, et ma ei taha võib-olla vibulaskmisest väga rääkida, ma tahan millegist muust või siis ma näiteks ei olegi sotsiaalmeedias nii palju, et ma ei vaatagi, mida inimesed, ma ei tea, postitavad, et lülitun nagu välja, et ei saa. See on ilmselt hea võimalus või ka selline omadus tegelikult, et sa suudad ennast nagu välja lülitada ja sellele lainele pärast tagasi tulla siis, kui nagu vaja on. Et korraks nagu sellest kõrvale astuda, et see ilmselt annab selle, et sa ei ole kogu aeg selles sees. Aga meil on need minutid siin läinud üsna kähku, et võib-olla vaatame nüüd, olümpiani on 2 aastat aega, mis on nagu selle aasta sellised sihtmärgid või suuremad võistlused, mis nüüd siin kevade poole või tulemas on? No EM on, ma arvan, kõige tähtsam võistlus võib-olla see aasta. Või mis sa arvad? Ja, EM ja siis üldse, et neid maailma rankingu punkte siis ka koguda, aga üldiselt EM sest et EM-il me saame kvalifitseeruda Euroopa mängudele ja Euroopa mängudele antakse siis üks olümpiakoht ära. Nii et see on selline sõna otseses mõttes otsene sihtmärk sel aastal. Ja see EM toimub nüüd? Mai lõpus. Mai lõpus ja kus? Antaalias. Nii et Türgis. Ja. Noh, me soovime sinna igatahes kõvasti edu ja me tahtsin rääkida, et saate algus tuli korraks seda juttu, et tegelikult kui oluline on selline kogukonna toetus, noh, rääkisime sellest ka Tühivalla nii-öelda rahalisest toetusest, mis siis volikogu otsusega on teil kuni siis olümpiaastani, eks? Et iga aasta see summa oli 15 000, kui ma ei eksi. Ja. Et see on ikkagi aitab ju ka natukene kaasa ja kui oluline see on. Et noh, nii-öelda toetab kogukond ja toetabki nii-öelda kohalik omavalitsus. Et selleks, et tegelikult seda toetust saada, pidi ju keegi märkama ja tähele panema ja taotlema seda, et teil oleks ikkagi nii-öelda väikene abi olemas teel sinna olümpiale. Ja see on tegelikult väga suur abi meile, sest et kuna vibulaskmine üldse on Eestis nii ebapopulaarne, siis hästi keeruline on leida sponsoreid ja iga abi tuleb meile tegelikult kasuks, et need võistlustel käimised kulud on suhteliselt suured, kuna meil on emaga treener ja kui me kolmekesi lähme, siis 3-kordne kulu on väga suur. Et siis me oleme tegelikult väga tänulikud, et Türi vald otsustas meid niimoodi toetada kuni olümpiani, et see aitab väga palju kaasa ja teeb meie elu nii-öelda lihtsamaks.
jah, see on nagu selline kindel tugi, mis on sul põhimõtteliselt iga-aastaselt olemas, eks ju. Et Jaa. sa ei pea nagu sellele mõtlema, sa saad keskenduda, et noh, kui te kolmekesi käitegi, et ma ei kujuta ette, et oleks nüüd vaja veel kaasa võtta veel mõned nii-öelda tehnikud või mingisugust personali, et palju oleksid siis kulud. Aga kes nüüd tahab otseselt teie tegemistele kaasa elada või ka näiteks toetada, siis kas ta saab kuskil midagi jälgida teie tegemisi? On mõni koduleht, Facebooki leht? Ja me tegelikult oleme igal platvormil olemas, et võib-olla Facebookis on kõige lihtsam kas meie isiklikud sportlaste leheküljed ehk siis Lisel ja Robin Jäätmaa või siis Türi Vibukool ja tegelikult Team Estonial on ka platvorm nüüd Minu sportlane, kus siis saab otseselt toetada erinevate spordialasi kuni siis olümpiamängudeni, et kui keegi tahab toetada, siis see on võib-olla kõige lihtsam viis. Jah, ja kui te muud ei taha teha, siis vähemalt pöidla saab alati panna, et mõtteski olete toeks. Aga tänan, et me saime sellise toreda võimalus täna käia Türi Vibukoolis. Loomulikult häid tulemusi ja just eelkõige siis Euroopa mängudel. Nii et tehke tublisti tööd, nähke vaeva ja olümpia pole tõesti enam kaugel ja ma usun, et te sinna kindlasti ka jõuate. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Ilusat vabariigi aastapäeva saabuvat, meie kuuleme, näeme jällegi järgmisel nädalal. Aitäh ja kõike head! Ilusat talve nautimist!